talve sundusin esialgu juba teada-tuntud kohta Agnese juurde Kanedasse ja antud videos on siis näha teelõigud sinna. Mõnes kohas siis, ma ei saanud aru, kas see on siis meie mõistes kruusatee, mis on kaetud killustikuga, aga igatahes väga jubedas seisukorras oli tee, kus auke oli siin seal täiesti lambist või siis kulunud ära kadunud teekatet või asfaltit. Kuna oli siis ka kevadine hooaeg, sain näha teada-tuntud nähtust Austraalias, kus siis jõed voolavad üle tee, sellepärast, et ei mahu enam oma kanalist sealt alt läbi. See on siis üks näide sellest. Iga kord aga, kui ma Austraalias ringi sõitsin, ka sellel korral taaskord Agnese juurde sõites, lihtsalt siit on väikene vihje sellele, millised vaated on sõites ja miks mulle meeldib autoga teel olla, sellepärast, et sa näed nii palju hämmastavat loodust enda ringi ümber. Kauguses olevad mäed, need suured väljad, põllud, sinine taevas, kõik see. Sinna mägedesse võiks ju täitsa kohe mingi päev uudistama minna. Ja ega see landscape siin üldse paha ei ole. Päris äge. Sumps koliseb autol. Buddy? Siin siis ka mõned fotod nendest kohtadest, kus ma siis otsustasin kinni pidada ja natukene täpsemalt üles võtta. Igal juhul mul ei saa kunagi autoga teel olemisest küllalt, sellepärast et see on see, mida ma lisaks mägedest alla lauatamisele kõige rohkem armastan, on näha igasuguseid selliseid pilte loodusest, nii inimese käe poolt kujundatud kui ka metsikust loodusest. Siin on juba pildid ilmselt Kanedale suht lähedal, sest need rapsiväljad kollased ja sellised künkad ja mäed on need, mis seda iseloomustavad vägagi selgelt. Ja siin ongi juba Kaneda väiksed künkad, mis minu meelest on mingisuguse kahe aine või siis tuhamäed, sellepärast et Kaneda on kuulus söeli, kui ma ei eksi. Ehk siis söe kaevandamine ja sealt jaapidega välja vedamine on just sellised tuluallikad selle maakonnale ja linnale. Siin siis olen sisse sõitnud juba Kaneda linna. Iseloomustad seda väga laiat tänavat, kus siis saab diagonaalist ääres parkida, ringteed ja loomulikult ühekordsed majad, mitte nii kõige suuremate hoovidega ja muidugi tööstus linnastule omaseid hooneid samuti. Selle koha nimi siin on pensionäride küngas. Pensioners Hill. Nagu siin kirjas on. Sellises väikeses linnakeses olen veetnud oma viimased 5 päeva. Nagu Kaneda. Mitte Kanada, aga Kaneda nagu relvada eesti keeles. Ehk siis Kaneda
siin elab mu Iidamast-Aadamast aegne tuttav Agnes ja niisama tema juures puhkan nii-öelda jalga, puhkan autos elamisest, magan päris voodis ja siin olemine andis ka võimaluse mulle auto tühjaks tõsta ning ehitada omale nii-öelda magamisalus, kuhu alla siis omakorda saab panna igasugust kola, et mul oleks rohkem ruumi laiuses magada. Kõrguses on nüüd küll autos vähem ruumi mul seal riid vahetada ja muud teha, aga jah, nüüd mahub sinna kola rohkem, ehkki ma seda kola koguma ei peaks. Aga siin olen siis võib-olla päeva veel ja siis liigun edasi sellisesse imelisse kohta nagu Byron Bay. Väike linn on see Kanada. Nagu näha, siis tänavad on hirmlaiad. Väga imelikult laiad lausa. Autod pargivad 45-kraadise nurga all. Nende tänavate ääres ja siin varem olnud, kui ma siin varem olin, siis ma ei teadnudki, et siit niivõrd ilus vaade on üle siis rapsiväljade ja mis iganes. Või on see Rakvere raide, aga vaade on ilus. Ühel heal päeval otsustasin minna siis natukene ka kaugemalt nurka avastama sealt Kanadast, nimelt mingisugused künkad mäed olid seal, otsustasin sinna siis kergelt matkata. Aga et matkaraja alguseni saada, siis pidi natukene selliseid huvitavaid teid läbima. Hakkasin siis seda rada mööda üles kõndima, aga järsku vaatasin vasakule, kust poolt see pagana ühin tuleb ja nägin, et seal puude vahel on hoopis see kosk, mida ma otsin. Pisikene nuttev kivi. Aga ei ole hullu. Igal pool on sildid üleval, et ettevaatlik tuleb olla usside suhtes. Eriti kui mul on sellised jalatsid. Ja loomulikult kaljude alt alla kukkumine ei ole ka kõige toredam asi. Ja aukudesse kukkumine, mida sildid näitasid. Aga noh, mina vana Norras karustanud kalju- ja mägironija ei karda mitte midagi. Keegi rumal on aia ette ehitanud. Mismoodi ma siis seda koski pean vaatama, aed ees on. See siis ongi tilkuv kivi või üks mitmest siin kandis olevast kosekesest. Sellest päris kindel ei ole, kas siin ujuda ka tohib, aga kui allapoole jõuame, eks siis vaatab seda asja. Mõni koobas ja siit õnneks ei olnud pikk matk, sest et ega ma oleks siit siin väga kaugele minnagi. I can't describe how much I'm enjoying it, being in the nature again. I mean nature that doesn't have snow all over it. Just hiking, just taking it in this simple beauty.
I mean, it's this tiny little hike. I mean, less than a kilometer. Few maybe there and back. But it's just reminds me of what I actually miss when I'm not traveling, and especially living in one place in one kind of conditions. So that's the Weeping Rock, and it's spraying with water. How do we get to the other side? Over some rocks. That might be slippery. It's wet here. Whoa. There's even a table here. First tiny little waterfall in Australia, I mean. I don't know how safe this is. Oh, it seems good. Mõned aastad hiljem vaadates seda videot ja kuulates oma Subaru üminat, tuleb mul tõsine igatsus selle auto vastu. See oli väga ideaalne auto sealses olukordas. Ehkki ma siin sõidan tagasi Agnese juurde ja ma ei mäleta, kas mul oli juba välja ehitatud siis minu nii-öelda elamisosa, voodiosa auto taga. Aga kahjuks ma ei filminud seda protsessi, kuidas ma seda ehitasin, ega ei tutvustanud seda siin, aga tutvustan seda juba vist ülejärgmises osas Byron Bay's ööbides. Järgmises osas ronin mööda treppe, sügan kõhtu, kükitan kaljunuki osas ja vaatan autosse.